Tšau, Kevin siin. Ma loodan, et teile kõige läheb hästi. Vlogi numbriga 2. Kas pole mitte tore? Tibu sammudega, aga tasa ja targu, tark ju ei torma. Tänane vlogi tuleb meil taas jõusaali vlogi, tõsi, täpselt nii on. Ja plaanis on tegelikult jalapäev. Kindlasti paljude jaoks, või ma vähemalt eeldan, et armasta vihka suhe. Minu jaoks pigem selline kaldun sinna rohkem armasta poole. Jalgade vastu mul ei ole kunagi midagi olnud, sest ilusad jalad loovad ilusat sümmeetriat. Aga mõne sõbraga või tuttavaga vähemalt nii on, et kui on jõusaali päev ja on jalapäev, siis telefon on välja lülitatud või lihtsalt kohale ilmuta. Kes teab, see teab. Aga igal juhul. Ma olen juba klubi ees, nii et lähen sean sammud klubisse sisse ja vahetan riided ja siis juba hakkame lammutama. Nii et näeme saalis. No nii. Viimased lõpuviimistlused. Jalatsid jalga. Ja no, mina vist pigem olen valmis vaimselt, füüsiliselt. Eile oli küll seljapäev, aga see ei mõjuta tänast jalapäeva. Keha on puhanud. Vaim on värske, ergas. Nii et lähme ründame. Alustame siis sellise rahuliku soendusosaga ja 7-9 minutit rahulikus tempos ja siis läheme edasi juba põhiosaga. Tänane treening on meil rohkem, me teeme natuke kõike, ehk siis ei ole teisiahele, ei ole tagaahele dominantne, ehk siis meil on kokku plaanis teha 5 harjutust esiosale, tagaosale ja teeme lõpuks ka sääre 3 pealest. Aga praegu selline rahulikus tempos väike ettevalmistusosa. Saame nahapinna märjaks, natukene pulsi ülesse ja siis juba asume töökalale. Esimene harjutus on meil isoleeritud kujul harjutus, ehk siis tagareele, tagaliinile. Sätid ennast pingile võimalikult mugavalt ja ehk siis mitte liiga ees, mitte liiga taga, et tunne ennast hästi mugavalt, tagareis on kenasti toetatud ja samamoodi, et su kand oleks natukene selle üle padja. Ja, okei. Kui seda harjutust tegema hakkad, siis natuke võiksid oma kehaga ette poole kallutada, mis koheselt sa tunned, kohe tagaliinis tekib palju suurem venitusamplitud siia tagaliini, tagareide. Ehk siis tagareis tuhad kohe suurema pingal. Oluline siin jälgida seda tempot samamoodi, ehk siis see tempo võiks olla ühega tuled sa alla, kõverdad ja natuke rahulikumat. Jällegi see venitusamplitud, venitus see negatiivne faas natuke rahulikum. Ja mis seal ikka? Hakkame pihta. Ehk siis jällegi isoleeritud liigutus, ennem saame natukene jalga soemaks, kui lähme põhibaas osaga juba edasi. Nii et tööle. Kolm korda 10. Aga reis on päris mõnusad juba läbi. Aga ehk siis esimesed 3 seeriat viimases seerias tuleb nii, et tuled drop-setina ehk siis raskusest võtad selline 50% maha ja tuleb nii palju, nagu torust tuleb. Okei, annan minna. Kui sa oled algaja, siis ei ole vaja sihtida seda raskust liialt, et pigem alati natukene kergem raskus kui raske vigastus. Et pigem alati tehnikane tempot, et kontrolli oma liigutustegevust enne kõike. Ehk siis mind and muscle connection. Kui sa oled algaja, alati natukene rahulikum liigutustegevus, raskus pigem natukene kergem. Kui sa oled juba edasi jäänud, siis loomulikult võid raskust juba tõsta. Ehk siis sina tead oma keha, tunned oma keha kõige paremini. Iga indiviid on erinev. Et kontrolli, kuula, kontrolli oma liigutustegevust ja kuula oma keha. Võib-olla 2 näpunäidet, mis ma siia kaasa annaksin.
krutsifiks. Ühesõnaga, hack squat. See on kindlasti üks harjutus, mille pärast ma käin üldse Annelinnas tegemas jalga. Kindlasti minu üks võib öelda lemmikuid harjutusi. Vahepeal ma seda ei teinud, kuna ta oli liiga suur koormus oli põlve eesosale. Ehk siis ma tundsin, et järjepidevalt seda tehes, siis ma põlvele eesosale liiga suur koormus ja põlved hakkasid valutama. Ehk siis jällegi, igal indiviidile mõjub see täiesti erinevalt. Natukene kiirelt tehnikast. Ehk siis jalad pigem rohkem siis keskel. Õlgade laiune hark seis, jalad keskel. Kui sa oled jalgadega liiga hall, siis minul on selles mõttes hüppeliigese venivus, hüppeliigese liikuvus pigem natukene piiratud ja siin me keskendume samamoodi rohkem 4 osale. Aga soovituslikult jalad liiga kõrgel, jällegi pigem keskendume tuharalihasele. Mis ma soovin, on see, et sa paned jalad keskele, õlgade laiune hark seis, selg toetab ilusti pingile, jällegi see on ka väga hea just seljasõbralik harjutus. Et kui on näiteks ka alasille probleemid, siis tegelikult seda harjutust on pigem hea teha. Siin me saame rohkem keskenduda siis raskusele ja vähem siis võib-olla tehnilise poole peale. Ehk siis kui me teeme vaba raskusega kükki, siis seal me peame rohkem keha koordinatsiooni tasakaalu hoidma. See harjutus, siin on meil keha toetatud, liikuvustrajektoor pigem on veel ette antud ja on suhteliselt stabiilne. Nii et alla tulles jälgi ka seda, et sul ei teki vaagna ette kallet. Ehk siis sul on alaselg samamoodi siis toetatud seljatoele. Ja proovime alla tulles saavutada selle võimaliku maksimaalse venitusamplituudi ehk siis võimalikult alla välja. Ehk siis sügavust ja see harjutus on just reie dominantne. Nii et sõidame. Okei, meil on järgmine harjutus RDL ehk siis Rumeenia jõutõmme. Paar tehnilist nippi ka, ehk siis siin me asetame väikesed kettad back alla, sellega me anname natukene rohkem koormust just tagareel, ehk siis tekitame negatiivse kalde. Ja siin on juba sääre 3 peal ka kerget oma töö koormuse saab kätte. Mis on oluline, ehk siis me libistame seda kangi võimalikult keha ligidalt. Siia siis selle sääre põlve alla välja. Ja see tõmme tuleb nii, et me libistame alla. Puusaliigesest liigume natukene taha suunas, ehk siis sa tunned, kuidas tagariide tekib pinge. Põlveliiges on kergelt kõverdatud. Alla tulles tunned, kuidas kang libiseb mööda reit üles tõmme. Õlad on kõrvadest eemal, selg. Õlad kõrvadest eemal, selg neutraalne ja keretüvi on hoitud ja tugev. Ehk siis stiilinäide, puusaliigesest taha suunas. Tõmme, rind natuke nuhke ees. 1, 2, 3 ja ühega tõmbame ülesse.
Järgmine harjutus on meil välja astuda kükkide ette, edasi liikumisega 28-stega, ehk siis mis võiksid siin jälgida seda, et põlveliigest, mõlemad põlveliigest 90-90, ehk põlveliigest 90 kõverdatud. Ja raskuskese pigem siis läheb just kanda, ehk siis kannast suruda ennast ülesse. Kehakaalutus natukene ette, kergelt. DJ throws on my favorite song. I'm dancing with this sexy ass. And in walks my girlfriend. He takes one look at the situation, comes directly up to me, and proceeds to trip. Oh man. Here we go again. Hea tunne on see, et sa tead, et sa oled 100% andnud, et ei jää midagi sahvrisse. Et oleks väga pettunud, kui ma tunnen, et ma teen ära, 2-3 on veel varu, aga alati 100%, kas kõik või mitte midagi. Nii et alati endast parim. All in. So why is it that every time you get into a little disagreement with your girl about something that just happened, she has to bring up 25 things that happened 2 years ago and then add it up into one big problem that you weren't even aware existed? Here we go again. You see that? That's just what I am talking about. That's right. There you go again. You don't even realize what you did, do you? You men are all alike. Just got one thing on your mind. Don't even pay attention to what's really important. Like my feelings, I swear to God. Tere maitse. Oh my. Tere maitse on suus, kui aus olla. Kuna ma sean olla. Nii, meil on viimane harjutus tänasel treeningul ja meil on harjutuse suunitlus, kuhu me tahame koormust saada, on sääre kolmbelihas. Jah, ehk siis oleme jalapressimasinal. Oluliselt, mida jälgida, et tunded ennast võimalikult mugaval. Kättega võid siit kinni hoida ja siit me laseme võimalikult penitusse ja surume siit päkaga ennast võimalikult ülesse. Proovida tempot hoida, ehk siis penitusamplituud jälle võimalikult sügav ja siit sirutad ülesse. Ilge kärsa hais tuleb sealt kuskilt. Ehk siis me teeme siin samamoodi superseeriana seda. 12 kordust. Ja siin päkale sirutused ehk siis samamoodi. Ja siin me tuleme, no nii, jalapäevaga siis täna väärikas kriips alla tõmmatud. Ja võib rahul olla. Jalad on mõnusalt täis, no otseses mõttes täis. Jalad on nagu makaronid, jääme sealt trepist veel alla sain tulla. Aga igal juhul aitäh teile kõigile, et te vaatasite. Ja mis seal ikka? Subscribe, like ja järgmiste kordadeni. Adios, amigos!